Öö Inglismaal. Tähed on taevas. Tahan neid ma kaeda. Ajan pea kuklasse ja kusen vastu aeda. Ära loe tunde, ära loe päevi. Ära loe öid, ära loe aastaid. Loe oma tööd, loe oma rõõmu. Loe oma headust. Ära vihka lolle, ära tee seadust. Ära tee iseennast õnnetuks. Kuid ka see, kui jälgid neid käske, ei tee sind alati õnnelikuks. Armasta seda, kes oled, mitte seda, kelleks tahad saada või kellelt tahad saada. Püüa avada uks ka sellele, keda tegelikult ei oota. See on raske, aga sa proovi. Püüa olla see, kes sa tegelikult oled. Võib-olla kunagi tuleb aeg ja sa saad selleks, nagu sa olla tahad. See tuli nagu spontaanselt võib-olla selle peale, et mida ma ennem kuulasin. Ja mina nagu püüaks ikka niukest seda luulet võtta rohkem huumoriga, mitte nii tõsiseks minna ja südamlikuks. Kuigi võib-olla ka siin on omamoodi südamlikkus. Selle ma kirjutasin ühele kirurgile ja ühele sõbrale, kellega koos sai viina võetud. Nüüd ta on Eestist ära, ta on Soomes juba mitmeid aastaid. Ja salm ise oli niukene. Ta rahulikult kätte võtab noa ja laseb ihust välja sooja vere. Kas teeb ta seda meelsasti, ei tea. Kuid nii ta ära toidab oma pere. Ta ütles selle peale, et see on rohkem nagu ligunikust kirjutatud. Ma ütlesin selle peale, et sa saed ju ka inimesel jala otsast ära ja kui sa hakkaksid mõtlema, et sa saed inimesel jalga, see jääks tegemata, et sa pead olema nagu puusepp ka, kes saeb nagu umbes, et saeb taburet jala lühemaks, et põrand ei oli niisugune ebamugav või mitte just tasane, et tool hästi seisaks. Siis veel midagi niisugust, et mul on üks pruut, veel teise mehe naine. Ma lähen talle külla, kui taskus lõunamaine. Mul on ka oma kodu, seal lapsed on ja naine. Ma sinna jõuan siis, kui olen juba kaine. Astun mina tuppa, seal vaid üksik tool, kadunud muu mööbel, välja võetud vool. Kaua olin ära, naine liialt noor, küllalt kolis ära, kuradi ma poor. No nüüd võib-olla korraks minu natukene tõsisema teema juurde. Afganistan, tukkide maa, meile saadeti kirstud. Nad langesid kodumaa eest, nii rääkis üks veedike teleka kasti seest. Nad langesid kodumaa kaitsel, kirjutas ajaleht. Sellest jutust aru ma ei saa. Kas siis tänasest päevast on Eesti ka tukkide kodumaa? Kui me oleme Jumala juures ja see Jumal on sigade Jumal, valitsejal on kroon ja sauaks teravsuga. Kui me oleme Jumala juures, palume, teeme kisa, mis õnn on olla sigade juures, kes kohe saavad nuga. Kui rumalad on Jumala juures ja valitsejal on selleks juba luba, siis nõretama jääb verest Jumala töötuba. Niukest talumehe filosoofiast, et kui kuidagi ikka ei saa, siis kuidagi ikka saab. Mina ise ilo tegija, mina ise oma kaerat külin. Mina ise valin Jumala, mina ise võin olla Jumal, vali. Hauda võib kaevata üksinda, kaevu ei saa. Keegi peab ämbri tühjaks mullast kallama, sestap mina vee toon allikast. Kuniks veel on allikast, kust mina võtta saan puhast vett. Peo pealt joon seda mõnuga, see on looduse etikett. Meie hing, meie mõtted on Jumala kätes. Meie meel, ameerikalik inglise keel, on meile abimeheks Euroopas ja maailmas. Kui me väljume ema kojast,
kõik sai alguse ristist gloobusel. Ma kuulasin presidenti kõnet. Tundus, ta oli joonud presidendi õlut. Meie hing, meie mõtted ei ole mitte kauged tähed, vaid meie ühine meel ja armas ja oma, meie eestlaste keel. Me võtame omaks võõra ja otsime ilu ta seest. Kui vaatame asja eemalt, ta ilu on tühine. Ma lugesin Tammsaare.